Ja siis järgmine loeng on siis Maire räägib astmast. Astma on sage haigus ja siis see algab enamasti juba lapseeas. Ja, aga ta muutub vanusega, on mitte allergiline, muutub allergiliseks ja võib ka mööda minna ja me tegime suure uuringu, kus oli nii, et 10-aastaselt oli 10% ja 18-aastaselt oli 10%, aga need ei olnud need samad lapsed. Aga jah, niiviisi täiskasvanutest. Nii et Maire, me oleme Mairega kaua aega koos teadust teinud, tudengeid õpetanud. Ühes osaga ära sõidnud. Teame väga kaua. Nii et Maire, sinu aitäh Kajale sissejuhatavate sõnade eest ja tõesti on rõõm olla siin Kuressaares ja tervitada teid nii ilusal päikeselisel päeval. Kui Kaja alustas oma tutvust Saaremaaga 70-ndatest, siis selgub, et 90-ndatest on minul üks esimesi tutvusi. 96. aasta septembris oli meil ka siin Allergialiidu üritus ja 2 inimest sellel pildil on ka siin saalis täna. Kui tunnete ära, on hästi. Aga ligi 30 aastat on ka oma töö teinud. Nii, ja nüüd minevikus siis tulevikku. Et sellel aastal on 6. mail astmapäev. Natuke ma räägin astmast, selle lühikese ajaga ei jõua üldse kõike teemasid ära rääkida. Aga võib-olla siis sellel päeval tuleb ka rohkem infot inimestele. Ja veel üks üritus, mis see aasta ees ootab, eks? Ma ei tea, sa võib-olla ka meenutad seda, et terve nädal on sellel aastal pühendatud anafülaksiale 29. juunist 5. juulini. Nii, allergia siis, tõesti allergiahaigused on kasvav trend maailmas ja mõjutab ligikaudu 10–30% inimest. See on suur terviseprobleem. Ja samas on ta ka suur sotsiaalmajanduslik koorem. Puudutud koolipäevad, töövõimetuslehed, elukvaliteedi langus, võib-olla õppetöö langus koolis. Ja siin tuli nagu enne jutuks ka, et tegelikult allergiahaigused on ka selline interdistsiplinaarne valdkond. Sellega tegelevad perearstid, allergoloogid, gastroenteroloogid, kõrva-nina-kurguarstid, pulmonoloogid ja väga paljud erialad, kes puutuvad kokku siis erinevate allergiahaigustega. Siin olid mul imik, väike laps, koolilaps, noor inimene ja vanur. Läksid väikest nautima. Ju läksid. Aga allergiahaigustel on siis selline järjestikuline areng eluea jooksul. Et enamasti esimeseks avalduseks ongi seal atoopiline dermatiit, millest, nagu näete, graafikul paljud kasvavad välja. Toiduallergia on ka esimesel-teisel eluaastal probleemiks. Ja hilisem, siis juba lapseeas, nagu näete, see allergiline astma, roheline algab, millest ka mõned lapsed võivad välja kasvada. Ja allergiline nohu, millest ühte osa pollinoosi, siis õietolmuallergiat puudutas Triine, siis on üks kõige sagedasem allergiahaigus üldse täiskasvanud inimestele. Tõesti, allergia nagu rändab perest perre ja kui mõlemal vanemal on üks või teine allergiahaigus, siis risk, et ka järeltulijal on üks või teine allergiahaigus, on näete seda suurem, kui ainult ühel vanemal peres on allergiahaigus, aga siiski võib allergia tekkida ka lapsel, kelle emal-isal pole üldse allergiahaigust, kuigi see risk on väiksem. Et esimene seal atoopia marsil või ja seda nimetati seda järjestikulist arengulist
arengut, järjestikulist arengut allergiahaiguste puhul, oli see atoopiline dermatiit. Et enamasti algab see niitkueas. Atoopiline dermatiit on nahapõletikuline haigus, ta on krooniline kulg, ägenemistega kulgev, et tihti see nagu lapsevanemani esimestel visiitidel ei jõua, et ta arvab, kui tuleb allergoloogile, nüüd pannakse ravi peale, et siis atoopiline dermatiit möödub. Tegelikult on põhjuseks paljudel juhtudel seal geenidefekt. Epidermises puudub valk filagriin, seetõttu on naha kaitsebarjäär nõrgem ja see haigus kliiniliselt avaldub. Ja muidugi on ta ka multifaktoriaalne nagu paljud allergiahaigused. Ja põhisümptom selle juures on sügelus. Epidermises sarvkihi peal on selline hüdrolipiidkiht, siis mis kaitseb meid väliskeskkonna eest, allergeenide, viiruste sisenemist naha sügavamatesse kihtidesse, hoiab niiskustasakaalu just see valk filagriin. Kui nüüd see naha kaitsebarjäär on häiritud, siis näete, et tekivad sellised mikropraod, kus siis nii keskkonnas olevad allergeenid, viirused kui ka nahal olevad bakterid stafylokokiga on nahk koloniseerunud. Suunduvad sügavamatesse nahakihtidesse, samas on see transepidermaalne veekadu, nahk on hästi kuiv ja tekibki selline suletud ring, kus selle naha kaitsebarjääri düsfunktsiooni tõttu vastuseks siis nendele penetreeruvatele antigeenidele tekib nahas põletik. Põletik omakorda põhjustab sügelust ja sügeluse kratsib inimene, uuesti see naha kaitsebarjäär kahjustub. Ja ravil ma pikemalt ei peatu, kuna minu teema on ikkagi astma, et siin sellel on ka hästi ära näha siis, et põhimõtteliselt siis ravi ongi mõeldud siis selle naha kaitsebarjääri parandamiseks, milleks on igapäevased niisutavad kreemid, millega me seda kaitsebarjääri parandame ja põletikuraviks on siis need paiksed lokaalsed hormoonkreemid ja see on just oluline, mis siis ka sügelust vähendab, kui me ravime põletikku. Antihistamiinikumid selle haiguse korral väga ei aita. Et atoopiline dermatiit on siis lapseeas väga sage, 10–15%, algus enamasti enne 3. eluaastat, haigusnähud sageli kaovad teismeeas, küllalt paljudel, kuid võivad veel hilisemas eas uuesti tagasi tulla, just käteekseemina täiskasvanu eas ja ta on selline nagu me saame öelda juba riski atoopilise dermatiidiga lastel on suurem riskis haigustuda allergilisse riniiti ja astmasse, eriti kui on veel munaallergia. Atoopiline dermatiit on kliiniline diagnoos, et sümptomite põhjal see diagnoos pannakse ja ei ole ühtegi testi, laboratoorset testi, mis seda siis, mille põhjal me saaksime diagnoosida. Ja ongi lööbel iseloomulikud piirkonnad, mis siis muutuvad vanuselt sõltuvast. Imikueas rohkem põsed, võib üle kehaga olla nii sirutuspindadel, kuid tavaliselt mähkmepiirkond on puhas. Siis tulevad need tüüpilised painutuspinnad, põlveõndlad, küünarlohud, randmed, piirkonnad. Ja ägestajaid võib olla väga palju, kuigi tihti lapsevanemate tähelepanu on hoopis sellel, mis siin viimane on toidul. Aga imikueas sülg, hammaste tulek sülg võib ärritada, hormonaalsed muutused naistel menstruatsioonide ajal, näiteks nahainfektsioonid, kehaline pingutus,
erinevad aeroallergeenid, vesi, meie vesi on kare, stress ja ärevus, erinevad lõhnaained, kangamaterjalid, palav ilm, temperatuuri muutused, nii et neid ägestajaid on tegelikult väga palju. Et siin ühe Iirimaa uuringu põhjal, et see talumatu sügelus on põhiline sümptom, mis võib kaasa tuua unehäireid lastel näiteks isegi 86% selle uuringu põhjal ja täiskasvanutel 84%. Koolist puudumised ja võib-olla mõneti üllatav, et pered kirjeldasid ka majapidamiskulude vähenemist atoopilise dermatiidi ravi tõttu, et nad peavad sellega arvestama, kuna kreemi kulub palju ja see mõjutab ka rahakotti. Ja kirjeldatakse ka depressiooni atoopilise dermatiidiga inimestel küllaltki suurel protsendil siin Iirimaa uuringus ja isegi mõnikord peavad oma elustiili muutma, treeninguid vältima ja üldiselt negatiivne mõju on sellel haigusel selle patsiendi enda elukvaliteedile kui ka perele laiemalt. Nii et atoopiline dermatiit on meil juba suhtestab meid sellega, et sellel lapsel võib kujuneda järgmine allergiahaigus. Ja on leitud, et 7 korda suurem risk on astma kujunemiseks, kui on esineb lapsel atoopiline dermatiit ja veel on nahatestid või seerumi vereuuringus need IG antikehad mingile allergeenile positiivsed. Nii et atoopiline dermatiit ja varane sensibiliseerumine tõstavad astma ja allergiahaiguste tekkeriski. Ja suurem on ka toiduallergia risk nendel lastel. Nii et meil allergoloogidel ka on küllalt tavaline, et kui imikuajas on atoopilise dermatiidiga käinud arsti juures allergoloogil, siis 5-6 aastaselt tuleb ta hoopis teiste kaebustega, milleks on siis astmakaebused. Ja jõuamegi siis astmani. Astma on ka põletikuline haigus. Ja ka krooniline haigus, nii nagu oli atoopiline dermatiit. Aga üks oluline on veel siin juures see hüperreaktiivsusega kulgev krooniline hingamisteede põletikuline haigus. Ja haaratud on just alumised hingamisteed, brontid. Brontide ahenemine on seal ägenemise ajal ja ka astmale diagnostiline on, et see brontide ahenemine on raviga või iseeneslikult osaliselt või täielikult taaspöörduv, mida siis saab näiteks spirograafilisel uuringul bronhodilataator testiga kinnitada. Ja need on sellised hinnangulised numbrid, 300 miljonit astmahaiget maailmas, aga see on küll kindel, et ta on kõige sagedasem krooniline haigus lapseeas, mitte ainult krooniline kopsuhaigus, vaid üldse lapsea kroonilistest haigustest kõige sagedasi. Ja siin on siis 3 põhikomponenti, mis seal alumistes hingamisteedes brontides toimub. Silelihaste spasm, lima koguneb rohkem, mis ummistab ka need kitsad bronhid ja samuti põletik, nagu oli dermatiidi korral ja eosinofiilne põletik. No siin on üks modelleeritud, saate vahest aru, eks kumb on astmaatiku bronh ja postmortem üks ka, kus on näha, kuidas need bronhid on tõesti täielikult sulgunud sellest limast ja milliseks, kui kitsaks nad on läinud astmaatikul. Astma puhul on tüüpiline see vilistav hingamine, väljahingamisraskus, kuna väljahingamine on passiivne akt. Kui see spasm, sekreediga ummistumine, põletik kahendab bronhne, siis me peame selle õhu, mis me sisse hingame aktiivselt, välja suruma. Kuulete, väljahingamisel on tõesti, ta surub välja, aga sissehingamisfaas on täiesti puhas. See oleneb muidugi selle bronhiobstruktsiooni raskusest. Raskemal juhul võib olla nii kinni, et ei kuule üldse kopsusme vilinaid. Ja kuigi kergem astma võib kulgeda ka köhana, köha on selline kuiv.
ja sümptomid on siis just öisel ajal koormusel väga tüüpilised astmale. Nii, ja astmaädestajaid siis võib ka olla väga palju. Siin on need, kui palju te aru saate, siin jälle need allergeenid erinevad, suitsetamine, õhusaaste, füüsiline koormus, stress, ärevus, et näiteks tuntud Keenia maratoonar Haile Gebrselassie loobus 2008. aasta Pekingi olümpiamängudelt maratoni jooksmisest. Ta põdes ka astmat ja põeb ilmselt praegu ka, aga just oma tervise huvides, kuna see Pekingis on nii halb see linnaõhk, ta loobus selle 42 kilomeetri jooksmisest. Et neid tegureid on väga palju siis, mis astmat võivad ägestada, iga patsient võib see erinev olla, aga lapseeas on kindlasti viirushaigused üheks olulisemaks. Ja rinoviirus, see tavaline rinoviirus, mis või mitte astmahaigel põhjustab tavalist nohu, siis väikelapse eas põetuda, kui on juba eelsoodumus olemas atoopia näol, näiteks atoopiline dermatiit, siis võib ta hoopis astma käiku lülitada ja hiljem ka siis ägenemisi põhjustada. Kui sellist eelsoodumust ei ole, siis astmat ei ujune. Ja viirushaigused on ka siis väga oluline. Maailmas on astma levimus väga erinev. Siin on mõned maad toodud, Hiina 2,1%, Inglismaa, Šotimaa, Austraalia, juba ammust ajast tuntud sellised maad, kus on astma levimus väga kõrge. Mis te arvate, kus siin Eesti oleks? Selle sama statistikasaidi järgi oleme esikohal. 2%, kui õige see on, eks ju, me Kaja raputab ka pead, sellepärast meie uuringud näitavad ka väga erinevaid numbreid. Me siin käisime 20 aastat tagasi, seal oli küll nagu uuringuarstid ise, oli see 4,8. Mari Meren on täiskasvanutel saanud ka seal 20 aastat tagasi, on ka suhteliselt väike 2,7, samas bronhitüperreaktiivsust oli rohkem. Ja siin Kaja juba tsiteeris meil see esimene uuring siis, kus oli ka nagu polekski üldse 30 aastaga midagi juhtunud, aga siin on ainult need vanad, aga praegu räägime kooliga 10-aastastel 10%. Ja, et ma ütlengi, et kui lahti lööd, siis võib selline statistika välja tuua. Selle sama Saksamaal oleva statistika andmebaasi alusel, mis siis Euroopas oleks riik kõige sagedasema astma levimusega? Portugal näiteks. Nemad on ilmselt saanud lihtsalt riiklikku statistikat. See ju oleneb ka, millist metoodikat on kasutatud ja kuidas ka astma ja diagnoosimisel ma siin ei peatugi. Nii, nüüd lapse astmas haigestuvad sagedamini poisid ja ta võib taanduda enne täiskasvanu iga ja põhjustatud rohkem geneetilistest ja keskkonnateguritest, siis täiskasvanu eas alanud astma on sagedamini naistel, raskem kulg, hormonaalsed tegurid mõjutavad, näiteks menstruatsiooni ja raseduse ajal on astmasümptomid raskemad ja elustiili ning keskkonna tegurid ja kaasavad haigused ka mõjutavad nagu depressioon, ärevus, ülekaalulisus. Astma fenotüüpe kirjeldatakse väga erinevaid ja siin on mul üks ära toodudki, mis on vanuselise järgi. Nii et seal esimestel eluaastatel alanud astma on siis rohkem poisslastel ja ägestajateks põhiliselt viirushaigused ja ta kulgebki nagu episoodiliselt nende viirushaiguste ajal ja sellest astmast võivad nad ka mõned astmahaiget välja kasvanud. Seal koolieas on kindlasti allergilist astmat rohkem, füüsilisest koormusest astmasümptomeid rohkem.
teismeas samuti, kuid siin hakkavad rolli mängima juba ravisoostumus, mistõttu võib-olla sellist remissiooni on vähem ja ägenemisi rohkem. Täiskasvanueas alanud bronhiaalastma on siis sagedamini naistel, raskem kulg ja enamasti mitteallergiline, et kui täiskasvanueas alles esimest korda astmasümptomid tekivad, et siis see astma on mitteallergiline enamasti. Ja ka hingamisfunktsiooni langus. Lapseas on hingamisfunktsioon astmahaigetel enamasti referentsväärtuste peatus. Ja ka eakatel kirjeldatakse astmat, kus ka on just domineeriv hingamisfunktsiooni halvenemine, kaasuvad haigused mõjutavad nende astmat ja ka kindlasti paljude ravimite kasutamine ja neil võib olla ka ülitundlikkust mitmetele ravimitele, mis omakorda raskendab siis kas kaasuvate haiguste või astma ravimist. Ja praegu on uued sellised alajaotused ka selle põletiku järgi, mis seal astma puhul on. Et allergilise astma puhul ja püütakse leida neid markereid, on see immuunoglobuliin E tõusnud ja raviks sobivad need raske astma korral uued süstitavad bioloogilised ravimid. Eosinofiilse astma korral on siis eosinofiilide arv tõusnud rõgas või veres ja see NO määramine välja hingatud õhus. Mul on hea näide 6 aja tagant, kui üks minu patsient tuli, küsis minu käest, et mis uuringuid te selle raualämmastiku ja hapnikuga teete. Esmapilgul ma ei saanud aru, aga nende Leievi tabelit teades, siis meil on kabineti ukse peal ferrum lämmastik ja kirjutatud, et siis kuigi see ongi see välja hingatavas õhus NO mõõtmine. Ja siis mitte eosinofiilne astma, et seal eosinofiile üldse ei leia ja raviks on hoopis erinevad bronhilõõgastid, millest on EAFECT või makroliidid. Ja üks aspekt veel, et see astma võib olla seotud siis immuunsüsteemis selle T-helper 2 või T-helper 1 ja mida veel siin ära ei nimetatud, on näiteks rasvumisega seotud astma, mis on puhtalt T-helper 1 astma või siis pautsigranulotsütaarne ehk vähegranulotsütaarne astma, see on ka selline silelihaste vahendatud ja siis peab muidugi bronhioskoopia tegema ja analüüsi võtma, et hinnata, millised rakud seal prevaleeruma või siis suitsetamisega seotud neutrofiilne põletik. Astmanähud olid, nagu ma eelnevalt ütlesin, põhiliselt öösel, kuna põletikurakkude mediaatorite aktivatsioon on suurem, kokkupuude kodutolmulestaga, lamav asend, refluks võib mõjutada, hormonaalne tase on madalam, kortisoli ja adrenaliini tase, nervus vaaguse tõus. Ja mis asendis siis on õige magada? Mitte ühelgi nendest 4, vaid selili tõstetud ülavõtmega vasakul küljel padi põlvede vahel või siis selili padi põlvede vahel. Ja siin kuskil peaks siis see padi olema seal 20 sentimeetrit tõstetud peaalusega ja miks vasakul küljel, siis näete siin ära, et maamahl refluksina ei ärritaks hingamisteid ja ka köha ei põhjustaks. Et hiljem räägitakse nendest teistest teguritest, keskkonnateguritest, millega ka peab astmahaige tegelema ja nende vähendamisega, aga ravimitest ma väga pikalt ei peatu, et tegelikult on 2 rühma ravimid. Need üleval on sellised sinakad ravimid, sinakasallid ravimid, mis on siis bronhilõõgastid ägeda hooajal kasutatavad. Ja all oranžid, pruunid on need inhaleeritavad kortikosteroidid, et mis on siis selle astma põletiku raviks, on järgmine grupp rohelised seal inhalaatorid, mis on pikatoimelised beta-2 agonistid, kui
ravivastus inhaleeritavatele kortikosteroididele ei ole piisav ja et tänapäeval ravimite manustamist lihtsamaks teha, siis see viimane rida siin all on siis, ja värvid ei ole hästi näha, on lillakad või punased, on siis kombinatsioonravimid, kus on inhaleeritav kortikosteroid ja see pikatoimeline. Lisaks on veel suukaudsed ravimid, mittesteroidsed, kerge astma korral või siis on ka siis uuem grupp, raske astma raviks, siis need bioloogilised süstitavad ravimid ei muuda ja midagi. Nii, et sellel slaidil on näha Ühinenud Kuningriikide andmed, et kõige sagedamini siis erakorralise meditsiini poole pöörduvad lapsed astma ägenemiste tõttu, vanemas eas võib-olla vähem. Ja nemad on ka ära vaadanud seal, mis erialade inimesed kõige rohkem, et ehitusega tegelejad, mitte võib-olla nii palju, hoopis meditsiinitöötajad, raamatukogudes töötajad, nõndanimetatud valgekraedega on siis seda astma pöördumisi nende andmetel nagu rohkem. Esmaabi astma korral, et igal astmahaigel peab olema see oma hooravim kaasas, et kui te juhtute kõrval olema, et igal juhul on oluline seda astmahaiget ka rahustada. Kui ta läheb närvi ja hakkab hüperventileerima, siis astmahoog võib süveneda ja ventoliini siis tuleb korrata teatud intervallide järel, neid skeeme on ka väga erinevaid ja kiirabi kutsuda üldiselt soovitatakse istuvas asendis praegu. Ja kuna meil on ka praegu üle 12-aastastele raviskeemisse kombinatsioonravim Symbicort, siis ka Symbicorti kasutatakse astma hoo korral ja patsient peab muidugi seda ise teadma, skeem on talle ette antud. Nii, ja lõpetuseks siis, et astma võib alata lapseeas ja enamasti algabki lapseeas, aga astma võib alata ka täiskasvanu eas. Et üks haigus, mitu nägu, väga erinevaid fenotüüpe, erineva põletikuga. Et iga astmahaige peab teadma oma astma, tema olemust, ägestajaid, ravimeid. Ja tänapäeva astmaravimid on väga head, kui need regulaarselt arsti juhendamise järgi kasutada, siis saavad kõik lapsed mängida, joosta nii nagu nende eakaaslased, täiskasvanud sporti teha ja kvaliteetset elu elada. Nii, tänan. Just, küsimusi. Me Mairega mäletame seda aega, kus haiglasse tuli patsient, võtsid astmahoogu ära ja ta läks koju astmahoogu ootama sisuliselt. Aga praegu nad satuvad üsna tunduvad harvem haiglasse, sellepärast, et koduse raviga on neid astmahoogusid võimalik ära hoida. Ja siis, kui me räägime ikkagi eelkoolieas 5%, et nendel on astmat ja koolieas me tõesti julgen ütelda, et 10%, aga õnneks 80% sellest on kerge astma. Need võivad olla nende köhahoogudega ja viiruste voonil ägenemised ja ainult perioodidiga sõitsemisega seoses või kassi-koera allergiaga seoses või koormusega seoses, erinevatest põhjustest, suitsetajad on see ärritaja on üks asi, aga et ujujatel on see klooriärritus seal välja juures, aga suusatajatel on ju palju astmat. See on füüsiline koormus külmas õhus ja see ei ole ainult see, et sa parandad tulemust astmaravimiga, sul peab see haigus olema, siis see parandab seda tulemust, aga kui sul seda haigust ei ole, siis see tulemust ka ei paranda, aga suusatajate astma on ka üks tõesti olemas, külmas õhus füüsiline koormus. Ja siis jah, et 80 on kerge, rasked on ainult mõni protsenti lastest.